Kätte on jõudnud see maagiline päev, 31. märts või? Vist jah. Kus siis meie 2 head sõpra kolisid samuti Hispaaniasse ja nad tulevad meile kohe külla. Ja ma peaksin nad nüüd siit kuskilt ümbrusest üles otsima. Kus on Laura ja Madis? Siin? Ei ole siin. Kus kohas nad on? Ja sealt tulevadki superstaarid. Uhu! Ma mõtlesin, et te naerate minu üle, aga te naerate selle üle, et ma tabasin teid alkohol käes. No tulge! Siin taga oli nagu Hispaania keeles kirjas, et mis šampus see on, aga kuna ma aru ei saanud, siis ma valisin värvi järgi. Väga õige valik. Kõik on alkoholivaba loomulikult. 7% ikkagi on alkoholi ka, et põhimõtteliselt alkoholivaba. Siuke kerge. Laseme onu mööda, siis lähme tuppa. Mul tunne pole varsti YouTube'is. Ilmselgelt. Kuulge, aga ma olen ka nüüd siis YouTuber, minge followge Laura Vaino. Ma mingit storyt nägin, ma pean sellega kätte võtma, teid ka jälgima. Mul tuleb ka varsti video. Teiega, aga see on šietane. Mis asja? Must, vaata, siin oli see... Siin ei tohi, see basseini ala on kinni ja siin... Meil on ka 15 juulini kinni. Ma ei tea, kaua siin on, aga siin on ka igatahes. Teiega, kus ring meil arvata? Welcome home. Papud ära. Kulu. Oi, kuule, klaar. No, see. No, näha. Welcome to the home. Joo. Madis. No, päris mõni. Ja nüüd käib nii. No, see. Ma värvi järgi valisin. Kes maatis üks pudelit poes nii väga? Me jõime mingit sinist jooki. Värvi järgi. Ja mis me nüüd tegema hakkame? Jooma. Tööd. Mõlemad vastused olid õiged, nii et tšau. Terviseks. Terviseks. Tervis teile, seks meile. Meile. Ahah. Täitsa looda ju. 2 euri oli see sinine šampus ja päris hea on. Täiega. Nõustun. Ellu ja Mikuga jõime ka viimane õhtu. Alustasime viimasel õhtul lõime seda 1 pudeli ja siis läksime tequila peale üle, aga sellest rohkem ei räägi. Saatsime noored shoppama. Siuksed lood. Oleme valmis uuteks seiklusteks. Sõberid tulid rõdult meile sisse hommikusöögi ajal. Nad on nii kannatamatud. Käisime spirituaalses poes endale igasugused ägedad asju ostmas. Laura, mis sa said endale? Ma sain omale 1 Bentley. Ja mida sa pendeldad nüüd? Ma kontrollin, kas minu mehel on ikka kõik asjad paigas ilusti. Küsin küsimusi. Mõistlik. Saite interneti endale, jah? Yes, Jee. we have internet. Käisime siis ägedas papupoes ja Laura sai endale kingad. Nüüd lähme vallutame Papu linna ära. Täpselt nii, lähme vallutame. Madis tuleb ka või? Sinna ägedasse poodi, mis ma tahtsin näidata. Tada! Lõpuks ometi hakkab suvi kätte jõudma. Sain ka üle pika aja endale lühikesed riided selga panna linnas käimiseks. Viimased 3 nädalat on siin olnud väga kahtlane ilm, pilves, liivatormid. Ja kus sa tuled? Vett on sul või? Jaa, minu kotis on vesi. Appi, varastatakse. Ja teed on meid jälle toonud Outleti. See on Fuengirola üks vahvamaid poode, mis me avastanud oleme, sest et siin on hoopis teistsugust stiili asjad nagu näha, et palju huvitavam kui Saarad ja Perskad ja need. Tada, nüüd lähme sisse. No vahi särki. Boom. Ja need on meeste särgid siin. Suve outfitit saab samamoodi siit. Bikiini peale midagi hästi ilusad minu meelest. Ja kui vihma peaks sadama, siis ostad sellise nunnu vihmakeebi endale peale. Leidsin ühe stiilse bifisit. Oi, mis siin toimub?
siin toimub miskit. Action käib. Tulu vissi mind, siis kui tuleb, saab taha ringi läbi, siis ma lähen. Aga süüa? Mingi sööge, tuleks see. Aga kui lugu sa tahame? Ma kuulsin, et siin on nüüd õige teema. Madis leidis selle õige endale. Nii, nüüd tuleb õige mees, vaadata. Õige mees. Korralik lõvi oled ikka. Minu isane siin. Sinu isa. Minu isane. Kuule täiega äge. Hoopis teistsugune näed välja sellega. Sina ise aga nagu next level. Mehine. Mehine, jaa. Vaps, see särk. Meeldib, on ju? Jaa, see on päris kena. Minu meelest ka see on kena. Et siin tulebki veits teistsugused riided kanda, no. Kus veel, kui mitte Hispaanias? Jah. Eestis aga ei ole sürke. Never. Äge. Viimane tuleb veel. Davai. Oleme kõik sõbrad siia poodi toonud. Me peaksime selle eest lausa raha saama. Siin on need TikToki püksid. Jaa, no kindlasti midagi sellist tuleb ka endale osta. Suvekleidid saab siit. Uut pesu on ka vaja. Vägev. Siin poes on reaalselt kõike. Peokleidid, ägedad T-särgid, midagi blingi. I like that. Jälle väga äge. Ütleme nii, et ostad siit paar eset ja sa ei jää nähtamatuks kindlasti mitte. Ka boheemlastele on päris äge valik siin. Ja otsime nüüd mingi baari ja kohta, kus saab pissile minna. Tada, seal taga on midagi. Sihime seda kohta. Jalutad linna peale ringi ja lihtsalt näed kaunis baari vägevalt tantsimas. Kas saab veel paremaks minna? Shoppingut tehtud, vetsus käidud ja nüüd tulime mööda seda rannapromenaadi jalutama. Lähme sööme kuskil kebaabi ja siis lähme istume randa maha, sest et ilm on täna lihtsalt super ja tuleb seda kasutada, sest et paari päeva pärast on jälle vihmane, et siin vaikselt võtab, suvi võtab vaikselt hoogu. Oota, aga mitmes päev teil siin on ja kuidas meeldib ja? Teine päev on täna ja täiega meeldib, et never again Eestisse. Okei. Ja miks te üldse ära tulite, siia kolisite? Keskkonnavahetust oli vaja ja minu kondid ihkavad ikkagi soojamaad. Mina oma nina talvel õue ei pista tavaliselt. See on väga soe. Tänaga tõesti. Ja kui soe täna on siis? Täna peaks 18 kraadi olema. Väga nice. Ja 1. aprill, siuke ilm. Ja me ei tee nalja. Ja me ei tee nalja. Päikse käes on teega palab, siin pillutasvalt süda. Jahe. Või te ei ole jahe ka paras? Talab kollada. No me oleme Eestis, me oleme jahedaga harjunud. Ja teega näis. Ongi Eesti soo ilm. Ongi? Okei, ma luban kõigil siis sööma hakata. Söögipalve tehtud. Gracias. Ma filmin teie kanne. Täiega äge see teie koju. Meil oli kokku lepitud, et saame homme lõuna ajal kokku, aga we miss already ja siis saime õhtul uuesti kokku. Ja õhtu lõppeb loomulikult sellega, et me lähme külla neile lõpuks ometi. Lähme nüüd Laurale, Madisele külla. Sattusime eile öösel ka nende juurde tulema. Täna nüüd siis päevavalges. Pidime randa minema, aga nii tuulinen. Ja hästi lahe sissekäik on siin. Ma arvan, et sa pead helistama ja nad teevad selle lahti. Printsess tuleb sealt. Hello!
oma nummide sussidega. Panid onu kohe tööle? Jaa, ma unustasin võtmed tuppa. Ma sain aru ja. Hello, ma toas kallistan sind. Davai. Tšau. Bassein. Konniga trimmi, trepi kõnniga. Tada! Jõudsime superstaaride koju. Lilled, külmkapp. Kohustuslik vein on laua peal. Ja Eesti leib, sa nagu 3 nurkne öö läbi küüneviiliga viilis mõeldud. Ja nagu Madis ütles, Eesti leib küüneviiliga viilutas. Porgandi leib, seda me hakkame siin erama. Sellist asja pole ammu näinud. Kohe asendid sees, väike lehmake on ka seina peal. Meie eilne kaardimäng on pooleli. Seal on rõdu, lähme vaatame siia. No see on ikka korralikult Spanish stiilis siin. Väga vinge. Hotelli hoovi on vaade. Hea meri paistab. Ja siin me saame siis istuda. Päris hea suurusega rõdu. Mulle väga meeldib. Väga Hispaania. Ja nüüd ma lähen Lauraga magamistuppa. Kui nummi. Tada! Ootame härra Madist. Oleme liikumas järgmiste sõprade juurde. Sõber Toomas kolis enda perega samamoodi Hispaaniasse. Tuli meil autoga järgi ja lähme talle külla. Ütle tšau. Tšau kõigile, kellegile. Kõigile. Mis sind Hispaaniasse tõi? Ma mõtlesin, et tulen siia advokaadiks. Mõistlik. Ja. Siin tuleb asjad paika panna, ega niimoodi ei saa jätkata nagu varem siin elu on näinud. Aga jaa, hüppame siis autosse ja lähme vaatame üle, kuidas nad elavad. Pere on auto peal. Söör Madis jõudis ka. See on korralik parti välja. See on korralik, jaa. See meie juures on ka üks. Võtta olema. Ja nüüd siis pagad on. Võra näha, mõtle, ma olen nüüd siin kõik. Nagu vapseen. Jõudsime kuningate huudi. Isegi väravad olid siin rajoonil ees, parkisime auto ära ja nüüd tada-tada. Tere! Tada-tada-tada! Lapsed. Ja lähme vaatame seda imelist kurikuulsat vaadet, mis siin on. No vau. Korralik. Kuidas meeldib uus rõdu? Luksus. Täiega luksus. Muisukula. Korralik laud on Selle siin. muna lahtiselt. Ma ei saa lahti muna. Isi, kas sa näed siit golfiväljakut või lihtsalt? Golfiväljak on see. Nii ilus on see. Väga looda. No väga luksrajooni ka tahes. Mulle just meeldib see rohelus ja nii. Liivatõrm praegu pole täitsa puhtaks saanud. Aga enam-vähem tegime ära. Hispaania pluss punktid on ju. Hello, Brait! Mis häält teeb Brait? Ta on juba superstaar. Sai 6-kuuseks meil niimoodi, et kulustasid sünnipäeva ära. Kuidas nii palju tööd või? No see oli siis, kui me lennuki peale tulime.
28. oli sünnipäev, 28. me lendasime, 29. mõtlesin, et Raidel oli veel sünnipäev. Tähendab, see sünnipäev peab kindlasti meeldima. See oli päev, kui ma lendasin Hispaaniasse. Te saate kunagi peksa, kui ta seda lugu kuuleb. Kuidas te mu sünnipäeva ära unustasite? Pole hullu. Kuidas? Esimesel. Iga kooli sünnipäev. Alati on nagu magamist. Muidu tavaliselt majamas on see, et üleval on magamist. Siin on all magamist. Aga huupid rahulikum on suhteliselt. Ma ei tea, nii, mulle isegi nagu meeldib. Aga Rain on alati siin, siis ta räägib, ta on üleval. Ta on tõstis. Siin on esimene selline dušiluba, päikese, pesuruum. Mahud. Lapsnaga üli. Lähme pessu või? Laks. Peenvärk. Siis on üks magamistuba. Väga mõnus, suur voodi, suured riidekapid. Väga nice. Penglid, väike aken. Kuule, see on nagu pilve peal magaksin. Sul on 2 magamispalli. 3 magamistuba. 3 magamispalli. See on masterbeedroom on ju. See on masterbeedroom. Ja siit reaalselt tõmbadki. Vau. Tõmbadki otse õuga. Sul on kapid. Aga muidu lähedki siia niimoodi. Need lillad kardinad on nii vägevad. Ja mõtle, sa tuled jalutad lihtsalt magamistoast lihtsalt muru peale. Lihtsalt ja siis Kui mis mõttes nagu lihtsalt elad siin atmosfääris. See loodus. täpselt see loodus. Fantastiline. Ja üks palm on ka siin väga lähedal. Ütle veel, et unistused ei täitu, eks? Täiega täitavad. See on teema, vaat seda. Online business. Elektri. See on nii hea laud, jah. Et sa püsti teha tööd, noh? Aga Soomes seal Fluxis selles kontoris oli samamoodi sai neid üles-alla panna. Vend on panustanud, vaata. See on tool samamoodi. Teen teema. Ja vahepeal viid sisse töö, või sa ei näe püsti sisse? Kui istud siin, siis mõtled täitsa pekkis. Kus mina nagu olin, vaata. Ma olen nüüd teinud tööd kõik siin viimasel ajal ainult puutooli peal, vaata. Taburett põhimõtteliselt. Ja nüüd, mille vittu on ju? Jumala mõnusad sellest. Vaatad igasugused lambid, asjad, mellad. Sa oled korralik prose siin ju? Palju õnne! Mis sa võitsid? Avad rivitult. Mis sulle anti? Ai, ma ei saa öelda sulle, see on ärisaladus. Ma kohe võtan. Ei puudu. Kuule, see on minu oma ka. Mida ma võin vaadata? Vaata seda, tutvu nendega. Tutvu nendega. Ma olen seda lugenud. Nüüd Jaanika tellis need endale. Probleem pole rahas, vaid sinus. Vot põmakese seda vastu lugenud, pead. Jaa, mul oli see raamat, Heleri kaotas ära selle. See ongi ju see, kes on Parsi omanik. Jaa, ma tean, et see on see. Lennukid. Nii tuleb teha üliaktiivsete poistega. Lihtsalt kätte võtta ja lennutada. Võta pealt pulssi maha. Ja Madis, sa saad oma päevatrenniga tehtud. Jah. Täiesti lampi ja hinnad vaikselt istuma. Kuku. Ja teised istuvad seal. All is good.